Tšau sõbrad! Te vaatate sarja Tähesäras Nõo. Me kohtume siin erinevate Nõo inimestega, kuulame nende mõtteid, nende rõõme, nende mälestusi ja sarja saate vaadata igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Mina lendan siia sinna, otsin kohta, kuhu külla minna. Täna oleme külas Imbi Tanilsoon. Tere, Imbi! Tere, tere! Me oleme väga erilises kohas. Sinu jaoks. Mis koht see on? No ma arvan, et see koht on eriline mitte minu jaoks, vaid kogu meie ümbruskonna inimeste jaoks. Sest siin on õppinud meie isad, emad, vanaisad, vanaemad, mitu põlvkonda rahvast. Sest see maja peaks, või üldsegi see hariduselu siin Lagujas peaks tähistama sellel aastal suurt tähtpäeva. See on 255. aastapäeva. Nii et see koolimaja on nüüd viimane maja, mis on siin olemas veel. Kooli enam ei ole. Ja kui see koroonaaeg mööda saab, ma usun, siis on siin jälle rohkem tegevust, sest meil on üks väga tubli noor, Annika Paju-Harike, kes on teinud lastele toredaid loovusringi, kus on lapsed päris pisikesed, suuremad, koos nende emmedega, vanemate õdede vendadega. Viimati ta on teinud siin isegi laagreid ja kui ajaratast tagasi keerata, siis sai ise siin toimetatud alates aastast 1985 õpetaja juhatajana, aga alates aastast 1967 kuni 70 õpilasena. Nii et see maja on väga tähtis ja väga eriline. Ja loodame, et siin seda tegutsemist jätkub veel kauemaks. Loodame. Laguja kool. Mis aastatel siis täpselt koolimaja oli ja mis aastani tegev oli? No tegev koolimaja oli koolina, õigemini Nõo filiaalina tegev kuni 2004. Aga Laguja kool lõpetas tegevuse kevadel 2000. No nii. Mis seos, Imbi, sinul on Nõo vallaga? Ma olen siin sündinud, siin kasvanud, koolis käinud, töötanud erinevate ametitega. Kõige esimene amet oli loomulikult see, mis paneb kõiki naerma, et ma olin siin osakonnas, Tammsaare osakonnas, olin traktorist. Sest pärast keskkooli lõpetamist ei tahtnud ma minna pedasse, kuigi ma tahtsin tulla siia õpetajaks. Ja ainult ühel põhjusel, sest õpetajad suunati kõik kuhugi praktikale mujale koolidesse, suunati nad tööle mujale koolidesse, aga mina tahtsin elada ainult Lagujas. Ja siis ma tegin nalja, et töötan nii kaua traktoristina, kui Laguja kool uuesti tööle läheb. Ja võt siis saan õpetajaks. Paraku nii läks. Tekib kohe küsimus, et mingi tore elamus sellest traktorist ja ametist ka. Mis on eredalt meeles? Oi, neid elamusi on nii palju, et ma olen tegelikult isegi väikse raamatu sellest kirjutanud, mis on küll sahtlis ja ootab oma ilmumise aega. Aga ütleme, tööriisad olid vanad ja lagunesid ja alailma ma olin töökoja juures. Ja kui ma ükskord nõudsin, et selle kartuli pealse purustajal rattad ära vahetatakse, siis üks töökoja mees ütles, et las loksub. Küll ta kukub ise ära. Ja küll me siis vahetame ära. Kas kukkus ära? Ei. Ma ikka jätnud jonni, sai ennem ära vahetatud. Väga tore. Aga kus selline ameti kutsumus ikkagi? Isa on olnud traktorist väga pikalt ja muideks tema oli selle ametile vastu. Aga kuna mul ei olnud siin valikut, kas traktori peale või lauta, siis ma helistasin traktorit. Ja tegelikult see amet on kulunud mulle marjaks väga ära, sest et kui ma kooli läksin, olid esimesed klassid, mis ma sain, olid puhapoiste klassid. Ja vot siis oli mul poistega rääkida masinatest, oi kui palju.
Traktoriga töötades ma vaatasin sageli loodust, meil olid selline, ütleme, külarahvas on väga looduslembene. Ja kui keegi põlluharijatest nägi juba põllu peal mingid linnupesa, siis nad märgistasid need ära hommikul kontoris. Vaata, pane tähele, selle koha peal on linnupesa, vaata, et sa sinna peale ei sõida. Ole ettevaatlik. Et väga palju sai jälgida loodust, ma nägin koovitaja pesa põllu peal ja mitmes erinevas vanuses kiivitajasid. Munadest kuni päris suurte poegadeni välja ühe ainsa põllu peal. Nii et mul oli väga palju näha ja hiljem pärast lastele rääkida. Nii tore, sest need lood on ju ikkagi aegumatud, mida keegi räägib kellelegi ja kannab neid endaga kaasas ja annab veel kellelegi edasi. Väga tore. Siis tuli õpetajaamet. Jah. Aga ma saan aru, et on olnud ka ju direktori amet. No ja siis oligi õpetaja juhataja. Ja kuna ei olnud palju valida, teine õpetaja oli noor, kes oli koolist tulnud. Mina olin siin kohalik ja siin elanud, natuke vanem. Ja siis panti valiku, et ainult õpetaja kohta ei saa anda, kui võtate siis õpetaja juhataja koha ja noor ja julge 25-aastane. Loomulikult Meri Põlvini ja võtsin kohe vastu. Aga praeguseks ei ole ju see amet üldse raugenud, õpetaja amet, ma mõtlen. Jaa. Nii et ikka edasi lastega. Et elu on mind saatnud ja edasi erinevates koolides, erinevate lastega. Ja praegu ma olen siis Nõo põhikoolis. Kui me nüüd mõtleme mingisugusele mälestusele, mis tuleb Nõoga seoses meelde, eriline mälestus, mis kogu aeg-ajalt meelde tuleb, siis mis see kõige eredam mälestus olla võiks? Vot see on raske küsimus. Ahhaa. Tore linnulaul saadab kohe seda kõike. Jaa, vot ongi, paneb mõtlema. Nüüd mul tuli hea mõte, et seoses Nõoga ja Nõo vallaga ma olen lastega teinud matku juba alates 1. aastast Vitipallu. Isa viis mind kunagi sinna seenele, mulle see loodus väga meeldis. Siis ei olnud seal mitte ühtegi matkarada. Ma lihtsalt käisin mööda maratonirada, see oli juba olemas. Ja siis me käisime ise seal metsades, turnisime mägede peal, puid siis mägedel veel ei olnud, oligi värske raiesmik. Ja siis me turnisime ühe mäe otsast üles, teisest alla. Ja tänu Nõo vallale on seal nüüd ju matkarajad tehtud. Ja vaatetorn ja natuke edasi minna on nõiamaja ja lastele sellised mänguplatsid. Vot see on kõige selline positiivsem ja eredam hetk, mida ma saan seostada minu enda kodukohaga, Nõo vallaga ja loodusega, sest loodus on meie lagu ja aare. Väga ilus mälestus. Jah. Klassiruumi aknad. Need all? Ja need 3 on minu klassiruumi aknad. Nii äge. Et see oli kõige suurem klassiruum ja mul oli kõige suuremad klassid ka alati. Valdavalt poisid. Ma ei teagi, mis siin sees on praegu. Ma ei ole pikka aega siin käinud. Ma piilun ka sisse. Midagi on siin isegi alles. Mingi küünlajalad on seal ja ahi on. Lapsed tohti ära sohkerdama. Ma ei tea. Ja. Midagi on siin alles. Ta on üleval. Noodid. Hyvä joulua! No Soome sõbrad on mind hästi palju aitanud igasuguste käside materjalidega. Ja siis me tegime lastega tänukaarte ja seal on hyvä joulua.
ja kasvavad ilmselt käpalised. Aga praegu on veel täitsa jää. Aga tegelikult selle koha kohta on ka väga põnevad, kes on lugenud Agnes Asta Marandi Nõo nendest raamatusarjadest esimest raamatut. Seal on üks väga tore lugu, mis läbib päris mitut Laguja küla. Kääni Laguja, siis on Ketneri ja siin me oleme praegu Viti järve peal. Vanade pärimuste järgi oli siin kunagi üks hiiglasuur hiietamm. Ümberringi oli tammik ja kuhu tammik kadus, oli olemas selline koletis-peletis nagu tõra. Ja tõra nõudis inimestelt endale ohvri andi. Ja siis tema trampis kõvasti. Nii et maa värises ja ümberringi need tammed kuivasid ära. Aga tõra oli väga vihane ja kuri ja lõpuks ta tuli, nägi, et ilus suur tamm kasvab siin. Ja ta tõmbas selle tamme koos juurtega välja ja selle tamme asemel siia tekkis järg. Aga väga toredaid lugusid on üldse Laguja kohtadest kirjutatud. Ja nagu rahvasuu ütleb, et iga maja õuel pidi olema rahapada. Rahapada, kas lausa rahapada, jah. On täitsa leitud mõni pada? Tegelikult on siit Lagujast leitud päris palju ilusaid asju ja üks minu lapsepõlve väga erkmälestus oli ekskursioonist Elva Koduloo muuseumisse, kus ma nägin, et oli mitu vitriini alust täis Lagujast toodud erinevaid esemeid. Seal oli ehteid, seal oli nooleotsi, seal oli kivikirveid ja seda ma tean, et vähemalt ühe kivikirve andis sinna minu isa, kes leidis selle kodu õuelt, kui ta seal toimetas kaevamistöödega. Nii et see veel tõestab, et see piirkond on väga vana. Miks on see koht sulle eriline ja kas siin on ka mõni eriti ilus mälestus Teidus? Kuula. Kas sa tead, kes see on? Ei tea. Mustre? No võt. Siin on meeletult palju ilusaid lilli, linde. Loodus vaatab sulle vastu igast nurgast. Ja tõesti ma ütlen, et see praegu, kuidas see lind laulis, vastas sinu küsimustele. Ja näiteks minu kodumetsas on mustre juba oma paarilise leidnud. Et mul mees nägi, kui kahekesi küsis, mis need on, need nagu varesed suured mustad linnud, aga ronivad nagu rähnid mööda puutüve. Mõtlesin, kullake, need ongi rähnid. Ja jätta sina see puu rahule ja seda puud sina ei puutu. Kui me siia jalutasime, siis oli ju tõesti kogu tee selline müstiline muinasjutu mets. Ja nüüd me oleme siin silla peal ja vaatame, kuidas see mets järjest edasi kasvab. Aga mina ütlen selle peale, et kui mina siin käisin alguses ja oma lapsed, esimesed õpilased siia tõin, siis seda metsa siin ei olnud. Olidki ainult üks mägi ja org ja kohe tuli teine mägi ja org. Ja me pärast läksime lastega järgmisel päeval, me joonistasime, seda maalisime, kuidas on need mäed ja mägede all on see sinine järv. Et need pildid on mul siiani silmade ees, kuidas me lastega joonistasime Vitipalu maastikku. Et praegu jah, kahjuks neid mägesid ei näe, aga me teame, et siin on tegelikult väga ilusad mäed. Aga me saame ronida mööda neid mägesid sellegi poolest. Ja autoga sõit tee peal oli ju väga huvitav üles alla. Ja see ongi Laguja eripära. Ja. Et ma tegelikult tegin kunagi Lagujast laulu ju. Jah. Siin on oorud, siin on mäed, kauneid järve silmi näed, kui sa matka tõngitsed, loodus sulle rõõmu teeb. Tule sa, tule, kus on Laguja.
tule, sa tule, kus on lagu ja... Selle laulu ma tegin mingiks kooli aastapäevaks. Väga tore. Aga no see hästi iseloomustab, et meie olemegi need mäed ja orud ja väiksed järvesilmad. Siin on praegu väga ilus talv. Ikka super. Ja me oleme tõsise matka maha pidanud ju. Igatahes. See on minul selle aasta esimene ja ma olen küll väga-väga rahul. No mina käin ikka iga õhtu vaikselt kõndimas. Omad rajad. Aga Imbi, kui tihti sina satud siia nendele radadele? No üks kord aastas tahaks kindlasti saada. Aga ilmselt see aasta saab rohkem käia. Ja ma olen siia toonud ikka päris palju rahvast, isegi kui ma töötasin Tartu Maarja tugikeskuses ja õpetasin oma suuri õpilasi. Siis ma tõin ka kolleegid siia raja peale ja torni ronima ja ma pidin ikka neile näitama, et millises kaunis kohas ma elan. Aga siin on tõesti ilus. Koht on kaunis. Kas sul on mõni ilus mõte või soov kevadesse kõigile edasi anda? Ma sooviks, et me saaksime nautida sellist ilusat ilma nagu praegu, kus on palju päikest ja soojust. Ja et ka inimesed oleks omavahel täpselt sama soojad ja rõõmsad. Ja annaks Jumal, et see koroona ükskord lõppeks. Et me saaksime suvel ilusti nautida kõiki üritusi, käia matkal, teha laagreid. Loodame, et kõik on terved. Ja enam ei tuleks järgmist koroonalainet. Lõppeks ära sellega. Ja mina sain selgeks jänese jalajäljed ja oravamad ka. Me olime külas Imbi Tanilsool. Kuhu edasi, seda vaadake juba järgmine pühapäev.